Nonii, tere tulemast ja hallo, laupäeva laivi taas kord. Kuidas teil siis on? Kõigil on kõrini kopp ees kodus istumisest või on mõnel nii, et tahaks olla rohkem omaette, ei saagi nii väga omaette olla või kuidas on? Aga jah, siis täna valisin sellise teema meile, et alguses ma mõtlesin, et ma tegelikult läksin otsima Tiili videot. No tere, esimene, kes sa oled, olete tere, küsi üks number ka 1-39 eesti keeles ja kui tahad inglise keeles, siis on 53-ni. Aga emotsionaalsed kommid, nii ma neid nimetan. Et läksin alguses otsima, tegelikult tema videot tuli siuke tunne, et teha seda jumalikust divine feminine versus divine masculine ehk siis, et kuidas me peaksime õppima oma kuidas naiselik ja mehelik energia, naiselik ja feminiinne ja maskuliinne energia omavahel nagu peavad õppima koostööd tegema. See on tegelikult ka üks video, millest ma tahan siis teha. No nii näen südameid, aga kes see on, kes neid südameid, seda ma ei näe. Küsige oma numbrid ja siis ma nägin ja siis tuli üles, kui ma panin YouTube'i otsingusse selle nagu Teal Swan, ma ei tea, kas ma panin feminine või midagi siukest, divine feminine ja siis tuli see video ka üles ja siis mul tekkis kohe huvi. Tšau Pillerin, näen, et sina vaatad. Ja siis ma ja siis kiviga näkku ja siis on minu parasiitsõna. ja siis ma otsustasin, et sellel teemal ma teengi laupäeva laivi täna. Inglise keeles 48 pillekale. Ja kõik need numbrid siin on kõigile, et selles mõttes ei tasu nagu mõelda, et noh, et minule see ei ole. Oi, see on pikk, ma just mõtlesin üks päev, et issand, kui keegi seda küsib. See on James Allenilt ja selle andis mulle, turu peal on mul lauanaaber nagu teine, noh, minu kõrval olev laud, kes müüb šokolaade. Tšau Anneli, küsige oma numbrid, kes veel ei ole küsinud. Siis tema kirjutas mulle selle hästi pikk, nii et bear with me, cherish your visions, cherish your ideals, cherish the music that stirs in your heart, the beauty that forms in your mind, the loveliness that drapes your purest thoughts. For out of them will grow all delightly conditions, all heavenly environment of these, if you but remain true to them. Et nendest siis kasvab välja, kui sa jääd nendele tõeks. Your world will at last be built. Seda siis rääkis James Allen, siuke pikk. No nii, tšau Ene, küsis 35, eeldan, et eesti keeles ja Kaja näen, tšau, inglise keeles 25. Nii, 35 kõigepealt Enele. Et siis teised jah, ei pea nii ka nagu igavlema, vaid võtke kõiki sõnumeid nagu sõnumitis endale. 35 on Dennis Waitlilt ja selle ma sain Ulvilt. Ulvi saatis selle mulle. Elus on alati kaks võimalust. Kas leppida tingimustega, milles oled või võtta vastutus muutuste eest. Tšau Anna-Liisa, tšau Ulvi on ka tulnud ja tšau Anna-Liisa, English 18, please. Kõigepealt siis Kajale inglise keelega vist on ju. Ma ei ole kedagi veel unustanud siin. Kui ma olen kellegi kommentaarist niimoodi üle nende, ma pole näinud, siis palun küsige uuesti või keegi teine äkki kommenteerib, kui Villekas äkki, kui viitsib. Nii, Kajale 25 inglise keeles. Kaja 25. Kohe. What can I create? Access consciousnessilt. What can I create and change that has never been possible before? Lihtsalt küsi, ei peagi vastust teadma, las universum toob sulle vastuse. Just nagu ma ütlesin, et kõik saavad seda küsida, mida ma saan. Sa võid isegi panna sinna ette täna, et nagu alustadagi hommikut sellega, et mida ma saan täna luua ja muuta, mis ei ole kunagi enne olnud võimalik. Äge on ju. Nii, ja Anna-Liisale 18. Who or what inspires you? Kes või mis sind inspireerib? Mõtleme nüüd kõik selle peal. Kes või mis on esimesena, mis sul pähe tuleb? Mis sind inspireerib? Tipp-tapp. Nii, 20 Annelile. Anneli on nüüd tagasi kodus Soomes. Kohe palju aktiivsem.
aitäh, et sa jälle tagasi meie juures oled. Anneli, millal kellegi heategu muutis su elu? Millal kellegi heategu muutis su elu? Mulle tuleb kohe pähe üks naine, kes aitas mind välja siis, kui mul oli hästi raske Belize'is. TV 18 inglise keeles. Kui sa kirjutad siia oma heateo, kes iganes tahab seda teha, oleks nii äge. Nii, TV. Oot, sama. Kes või mis sind inspireerib? Who or what inspires you? Nii, ja 19 Ulvile täna. 19 Ulvile ja kõigile teistele ka jälle aktiivne. Nimeta üks ime, mida oled oma elus kogenud. Nimeta üks ime, mida oled oma elus kogenud. Nimeta ainult üks nendest. Mul tuli pähe see, mul on küll palju neid olnud, aga ma mäletan, kui ma olin veel Eestis, siis, aga ma olin juba sellel nagu selle spirituaalsuse teel ja sellel siuksel Riina 33. Aitäh, Pillekas. Siis ma istusin Kadrioru pargis, ma mäletan seal selle Luige tiigi ääres ja siis, et huvid olid seal vaata, seal on see üks siuke gazebo või siuke nagu ilus koht. No teate küll, kuidas seda nimetatakse. Ja siis seal tuvid järsku lendasid niimoodi minu poole ja siis läksid minu eest niimoodi laiali. See oli täiesti maagiline, see oli nagu vau, et nagu sükst asja. See ei olnud nagu lambist, see oli kuidagi universum ütles mulle, et sa teed õiget asja. Mul siin on ilge sitahais, ma ei tea, kas see on sellest koera sitt on siin lähedale, see on juba ära kuiva, mina ei tea, kust see sitahais tuleb. Aga mina seostan alati sitta ja sittumist rikkusega, nii et hingame kõik rikkust sisse. Kui mõnus. Nii, Riina. Loovus nõuab julgust veendumustest lahti lasta, eks ole? Ütles Erich Fromm. Loovus nõuab seda, et me laseksime oma veendumustest lahti. Olen Terje Maret, 13. Te tore, sa tulla said, Terje Maret. 13, kohe tuuleb. Mis siis, kui sina on 8 consciousnessid? Mis siis, Terje? Ja sina kõik, kes sa seal vaatad? Mis siis, kui sina, olles sinu tõeline sina, ongi see kingitus ja muutus, mida see maailm vajab? Mis siis, kui nii on? Õnneks te kõik teate seda juba. Nii lahe. Tšau, Rita. 22 Ritale. 22 on sanskriti mantra. See on mul ingliskeelses ka. Loka, samasta, sukino, pavantu. Olgu kõik olendid siin maa peal õnnelikud ja vabad ja panustagu minu mõtted, sõnad ja teod selle kõikide vabaduse ja õnnelikkuse heaks. Tšau, Riina. Kas sa küsid ka numbri? Nii, ma hakkan igatahes pihta. Nüüd on juba päris pikk sissejuhatus. Ma mõtlesin isegi korra, et äkki ma ei tea, äkki mõnele ei meeldi see, et ma nii pikki sissetulekuid, sissejuhatusi teen, et võib-olla peaks rohkem nagu kiiremini asjaga pihta hakkame, siis lihtsalt saatma pärast nagu tagantjärgi nagu võib-olla Messengerit kõikidele. Ma ei tea, see on ka mõnus ju niimoodi siin. On teil oma vesi? Laete ikka oma vett? Armastusega, millega veel teadlikkusega, küldusega, mõnusate asjadega, mõnusate inimestega meie maailmas. Ükssarvedega. Aitäh südame eest, Terje Maret. Aitäh südamete eest, Rita. Ma näen, et sina oled Tšau, Kertu. Et küsige oma numbrid ja siis reklaamipausi ajal ma loen jälle ette. Nii, seksuaalsus. Et Jill siis alustabki oma videod põhimõtteliselt sellest, et seksuaalsus on ju praegu selles maailmas, kus me elame, üks levinumatest teemadest, mis põhjustab igasuguseid vasturääkivusi, mis põhjustab häbi ja segadust. On ju õigus. Põhinedes iga indiviidi kogemustele, peresuhetele, sotsiaalsele keskkonnale, religioonile ja kultuurile ja millele veel iganes on palju erinevaid arvamusi, mis on terve seksuaalsus ja terve seks. Näen Kertu, reklaamipausi ajal ütleb. Mida me peaksime tegema, kui me tahame, et meil oleks terve seks või seksuaalelu?
nüüd esiteks ta siis toob välja selle, et suur erinevus on sõnade terve ja tervendava ja energiate vahel. Terve ja tervendav. Terve, sõna terve viitab sellele, et sa oled täielikult juba tervenenud. Tšau, Urva, näen sinu numbrit ka. Terve seks viitab sellele, et su seksuaalsus vastab sinu täiuslikult integreeritud olemusele, et sa juba oled oma kõrgeimais inimpotentsiaalis. Jill ütleb, kui me tahame praktiseerida tervet seksuaalsust, on meil vaja tegelikult lahti lasta sellest ideest terve. Miks? Sest vastasel juhul jätame me oma seksuaalsuse arengus nii-öelda astmeid vahele. Ja veel, me ei saa teada, mis on tõeliselt terve seks, kui me läheneme sellele väljastpoolt sisse, selle asemel, et seest välja minna. Väljas sisse lähenemine on siis see, mida me nii palju oleme teinud, kui me otsustame, milline terve seksuaalsus peaks välja nägema ja siis hoiame seda latti enda jaoks kõrgel ja sinna me peame jõudma. Seest välja lähenemine tähendab seda, et me liigume selles suunas, et me teeme samme selle suunas, mis tundub rohkem tervendav ja rohkem tervendav ja rohkem tervendav. Tšau, Kairit, küsi ka üks number reklaamipausi ajal ütlen. 39 eesti keeles, 53 inglise keeles. Kuni lõpuks me jõuame siis sellesse seisundisse, mis on terve seksuaalsus meie jaoks individuaalselt, sest me oleme kõik erinevad. Nii et jah, meil on vaja pühenduda tervendavale seksuaalsusele, mitte tervele. Heli, näen su numbrit, aitäh. Energeetilisel tasemel tervendava seksi ajal energia kiireneb meie kehas. Sinu füüsilise ja mittefüüsilise olemuse vahel moodustub joondus. Ja see laseb kõigil su tšakratel, kõigil su meridiaanidel avaneda ja energia saab vabalt voolata. Ja selle tõttu oled sa inspireeritud seisund, integreeritud seisundis, integreeritud ehk siis ühendatud enda kõikide osadega. Enda füüsilise ja mittefüüsilise olemusega ehk siis meie kõrgema teadlikkuse ja meie füüsilise olemuse vahel ning ka teise inimesega, kellega sa just parasjagu siis seksuaalaktis oled. Nüüd elu maa peal, loovus ise on seksuaalse energia kõrvaltoode. Seksuaalne energia ja eostamine ehk loomine käivad käsi käes. Seega, seksuaalenergial ja orgasmil on ekstreemse loovuse jõud. Küsimus on ainult selles, mida sa lood, mida sa eostad. Ja nüüd ma olen teinud lausa kasti siia ümber meile, kes me harrastame manifesteerimiskunsti, tähendab see, et seksuaalne fookus on üks võimsavaid vahendeid manifesteerumiseks, mida me üldse võime ette kujutada. Aitäh, Kairit, näen su numbrit. Nii et seksuaalne fookus on üks võimsamaid manifesteerumisvahendeid. Ja Tiilil on selle kohta ka video, kes inglise keelt oskab, How to use an orgasm to manifest. Nüüd, millele fokusseerud, eriti tunde tasandil, on see, mida püüad eostada ja manifesteerida oma reaalsusesse. Orgasmi hetkel on see energia kokku kogutud, nii-öelda kokku kogutud. 28 Helina näen. Kairit 37 ütlesin, jah, näen. Ja välja saadetud massiivse purskena. Ja me võime kasutada seda loova energia supernoovat, nagu ta ütleb, et laenata energiat sellele, mida iganes me luua soovime. Ja ta ütleb, et isegi need inimesed, kes ei ole tegelikult väga eneseteadlikud, kes ei tööta oma teadlikkusega, kellel pole õrna aimugi energiate kasutamisest oma elus või liikumisest, on alateadlik arusaam loovast energiast seksuaalsuse taga. Alateadlik, isegi kui nad ei ole teadlikud sellest. Ja see on põhjus, miks paljudel on fetišid. Inimestel on fetišid, kuna iha ja seksi vahel on vaieldamatu ühendus. Enamus inimestel ei ole teadlikkust sellest, mis nende tegelikud ihad on. Nad tunnevad iha millegi või kellegi poole, aga neil ei ole teadlikkust, miks neil on just see iha. Nad lihtsalt järgivad seda instinkti, eks ole.
ja see on see, mis toimub kõikide fetišite taga. Inimene soovib midagi kogeda, tavaliselt emotsionaalselt, millest nad tunnevad tugevalt puudust ja soovivad meeleheitlikult kogeda või luua, aga nad usuvad, et nad ei saa seda luua või kogeda otse. Seega inimeste fetišid vihjavad sellele, mida nad tegelikult vajavad, et terveneda. Ja igaühe jaoks on see, mis on nende jaoks tervendav, individuaalne, eriline. Tervenemine ei ole eesmärk, tervenemine on teekond. Nüüd ta toobki välja, et et kui keegi on väga vihane, siis on ju suhteliselt ilmne, et tema ei ole sel hetkel joondatud nii-öelda terve olemisega. Ta ei ole rõõmu ja sisemise rahu seisundis. Aga kui keegi on võimetuse seisundis, me oleme sellest juba enne ka rääkinud, kui keegi on võimetuse seisundis, siis vihaseks saamine on absoluutselt vajalik nende tervenemiseks. On ju, viha tõmbab meid võimetuse seisundist välja, viha on kõrgem sagedus kui võimetus. Nad ei saagi rõõmu ja rahu seisundisse üldse, ilma enne ennast sellest võimetuse seisundist välja tõmbamata. Ehk siis neil on seda viha vaja, see on nende jaoks tervendav energia sel hetkel. Vot sellest me räägimegi täna. Ja Jill ütles, et inimesed tavaliselt, kes temaga seksis soovivad rääkida, küsivad enamasti võimumängude kohta seksis. Näiteks domineerimine ja alistumine. Nii et ta kasutab seda näitena, et selgitada siis seda praegust teemat seksuaalsuse kohta. Nüüd, domineeriva seksi puhul vajab inimene seda tervenemiseks, kui tal on võimetuse tunne. Kui ta tunneb, et ta ei saa ennast kontrollida, et tal ei ole võimalik seda teha, siis sellise seksi puhul, domineeriva seksi puhul, on tal võimalik tunda ennast kontrolli positsioonis. Nii et see on tema jaoks tervendav. Ja tavaliselt on siis tema partner alistuvas rollis, eks ole. Ja mis siis on alistuva rolli vajadus? Nemad on olnud elus liiga suure vastutuse koormal. Nemad tunnevad juhtimises olemises survet. Nii et nende jaoks on äärmiselt vabastav ja lausa sügav vajadus lasta lahti igasugusest vastutusest ja põhimõtteliselt olla see, keda kamandatakse. Aitäh südamete eest. Nii et vot näed. Nüüd, kui need kaks inimest, üks alistuja ja teine domineerija osalevad teadlikult selles rollimängus, siis on see tervendav kogemus mõlema jaoks. Nüüd spirituaalses maailmas tavaliselt siis on inimesed nagu mõistavad, et võimumängud tulenevad egost ja vajadusest asju kontrollida. Nii et me oleme teinud egost oma vaenlase ja siis me vaatame kedagi, kes vajab domineerivat seksi suhtumisega, see ei ole terve. Ja samamoodi vaatame me kedagi, kes on vihane, et ta ei ole täielikult terve. Aga meil on vaja tegelikult hakata neid hoopis vaatama läbi mõistmise, et see on tervendav nende jaoks. See on nende jaoks vajalik samm, et liikuda tervemasse seisundisse. Ta toob ka näite, et see on umbes sama nagu, et selles ei ole midagi valet või vähemat. Samamoodi nagu ei ole midagi valet selles, et kõigepealt õpime me roomama, enne kui me käima ja jooksma õpime. Eks ju? Täitsa make ib sense'i ju. Ma ikka kasutan seda make ib sense'i. Teeme reklaamipausi ja siis peale reklaamipausi lähme edasi sellega vaatame, mis siis on üldse tervendav seksuaalsus. Nii, kus mul siin need numbrid kõik olid? Nii, meil oligi vist siin viimasena ütlesin vist Ritale ära juba, jah. Ja nüüd lähme Kertu 25 juurde. Küsigi veel oma numbrid, kes ei ole küsinud. Nii, Kertu 25. Ja kõik teised ka siis. Üks olulisemaid loovuse aspekte, ütleb doktor Edwin Land, on mitte karta läbi kukkumist. Et jah, tuletame seda selle jälle endale meelde, et
kui me hakkame midagi looma, siis me ei tohi karta läbikukkumist. Ei tohi karta läbikukkumist. Ma tegelikult mõtlesin, ma teen uue väljakutse ka, et ma ütlesin Katale siin üks õhtu, ei tohi enda kohta halvasti rääkida. Ta ütles, mis siis saab, kui ma seda teen, et kas ma siis peaksin nagu ennast enda peale pahandama, siis ma ütlesin ei. Siis on niimoodi, kui sa saad enda peale pahaseks, et nagu ei ole lubatud enda peale pahaseks saada. Ja kui sa saad enda peale pahaseks, siis sa pead tegema 10 kallit ja ütlema endale, et ma armastan sind, palun vabandust, ma armastan sind. On ju, teeme nii või? Teeme siukse väljakutse. 24 Urva Raik. Mida mul on vaja tunda, teada, olla ja aktsepteerida, et olla võimeline 3 punkti, mida sa tahad oma ellu luua. Läbi selle küsimuse jälle access consciousnessid. Mida mul on vaja tunda, teada, olla ja aktsepteerida, et olla võimeline näiteks tundma ennast rohkem harmoonias iseendaga, oma vajadustega ja kõigega enda ümber näiteks. Mis iganes on su selle hetke vajadus. Õpime ju ikka oma vajadusi kuulama. Nii, heli 13. 13 on, mis siis? See juba oli. Mis siis, kui sina oled sinu tõeline, sina ongi see muutuse kingitus, mida see maailm siin vajab? Mis siis, heli, kui sina oledki see tõeline muutus, mida see maailm siin vajab? 37. Aitäh, heli. Kairi Tile ja kõigile teistele ka. Teistele antavad hinnangud. See on väga hea. See on sellest raamatust vägivallatu suhtumine. Teistele antavad hinnangud. Ehk siis pane tähele, kui sa ise annad hinnangud või kui keegi teine annab mingeid hinnanguid. Isegi kui keegi ütleb lihtsalt nagu, ta on nii loll, ta on seda ja teist. Teistele antavad hinnangud on tegelikult meie enda rahuldamata vajaduste muundunud väljendused. Teistele antavad hinnangud on meie enda rahuldamata vajaduste muundunud väljendused. Ja selle raamatu vägivallatu suhtlemine kirjutas Marshall B. Rosenberg. Ja ma selles energiamängude grupis lugesin ka selle raamatu otsast lõpuni ette. Et seda on hea endal ka teada, et kui ma tahan anda kellelegi hinnangut järelikult, mis on minu vajadused selle taga. Nii, Helina 28. On Vadim Zeelandi Transurfingu raamatust üks väga mõnus mantra, mida mina ikka aeg-ajalt endale ka ütlen. Minu maailm hoolitseb minu ees. Ma olen selle oma meditatsioonidesse ka sisse pannud, kes on mu meditatsioone kuulanud, siis minu maailm hoolitseb minu ees. Tunnete, kui mõnus energia on selles teadmises. See peab olema nagu teadlikkus. Minu maailm hoolitseb minu ees, nagu võta see endale. Täielik usaldus. Minu maailm hoolitseb minu eest. Aitäh. Jompsikud. Aitäh. Nonii. Lähme siis edasi, vaatame, mis siis on üldse tervendav seksuaalsus Tiili selgituse järgi. On 8 punkti, et esimene nendest on siis, et tervendav seksuaalsus ongi seda, ta on tervendav. Tervenema tähendab kogeda vastupidist. Et seda kontsepti täielikult mõista, vaata tema videod What is Healing, aga mina olen ka sellest rääkinud, et kui me teame seda, mida me ei taha, siis me liigume selle poole, mida me soovime, mida me tahame. Ja lubame endal sinna liikuda. Esialgu ongi nii, et me peame lubama, sest ega me alguses ju ei lubagi ju. Tervendav seksuaalsus toob meid lähemale integratsioonile, selle asemel, et sellest kaugemale liikuda. Ja sellepärast näeb tervendav seksuaalsus välja erinev iga inimese ja iga paari jaoks. Ühe jaoks võib olla tervendav osaleda domineerivates rollimängudes, teise jaoks võib see olla tervenemise vastand. Meil on vaja saada teadlikuks, mis on meie jaoks tervendav või mis on kahjustav. Et sellest aru saada, tuleb meil lasta lahti ideest, millist seksi me peaksime harrastama. Need standardid on üles ehitatud ideele õige või vale. Õige või vale. Miks me ei peaks juhinduma õigest või valest, küsib Tiil. Mis te arvate? Sest väga harva hindame me tegelikult autentselt seda, mis on õige meie jaoks personaalselt, millega me isiklikult joonduses oleme. Kairit, mul on olemas see raamat. No näed, väga hea. Ma arvan ka, see on hea raamat, seda tasub kindlasti uuesti vaadata. Et tihtipeale, lausa enamus ajas tegelikult järeldame me asju mõjutatuna igasuguste teiste inimeste arvamusest,
situatsioonidest, kultuuridest ja nii edasi. Et kas see on õige või vale. Näiteks meie, kes me elame Eestis, on õige näiteks ma toon praegu tuli pähe see, näiteks seal, kus kohas Jaapanis või Hiinas või kus nad neid luristavad, neid nuudeid ja mida kõvemini luristad, seda paremini nagu sa avaldad tunnustust perenaisele. Eestlased, niisuguse peenem seltskond on nagu, oi, sa oled nii ebaviisakas, kui sa luristad, eks ole. Kõik kultuuridest erinevalt, et nagu ja need, kes reisivad, need näevad nii palju neid kultuurilisi erinevusi ja arusaamu. Et kes on ühes lombis kogu aeg olnud, tema jaoks ongi need kõik on tõed. Ja kui sa natukene lähed sealt kaugemale, siis sa näed, inimesed mõtlevad teistmoodi. Vot, ja need kõik mõjutavad meid. Ja tänu sellele me tegelikult ei joonda iseenda suhtes neid õigeid ja valesid, vaid võtame kultuuri õige ja see ongi meie jaoks siis õige ja tegelikult peaks meie seksuaalsus ikkagi tulema meie autentsest ja unikaalsest olemusest, sest me oleme kõik unikaalsed, me oleme kõik erilised ja kõik vajame, et me liiguksime iseenda jaoks kõige just selle poole, mis on meie jaoks joonduses meiega. Number 2. Tervendav seksuaalsus peaks olema tervendav mõlemale poolele või siis kõikidele osapooltele, mis tähendab seda, et see kaasab ka meie sees olevaid erinevaid sisemisi osi. Kõik peavad olema sellega nõus, kõik need osad. Nüüd ta toob jälle välja siin, nüüd ta räägib nendest asjadest, mida mina ma olen mõelnud selle peale, aga nüüd ta nagu toobki välja. Mina praegu saan palju paremini aru tänu sellele, et nüüd need 2 näidet, mis ta siin toob välja. Rääkides fetišitest, siis näiteks nekromaania idee ei ole tegelikult selles, et saaks seksida surnud inimestega. See on see, et ei oleks mingit varianti saada tagasi lükatud. Et see on olla täielikult ja totaalselt vastu võetud. Vaata, nüüd on meil võimalik mõista seda inimest, kes seda teeb. Selle inimese jaoks ongi tervendav leida situatsioone, kus nad saavad olla täielikult vastu võetud, kus nad saavad olla ilma igasuguse keeldumiseta. Sellepärast nad ongi seda valinud, et seksivad surnud inimestega. Nad ei pea muidugi seda tegema, aga põhimõtteliselt ongi see, kui nad saavad sellest teadlikuks, siis nad saavad valida teadlikult siis selle tee. See on nende jaoks tervendav. Nii, ja nüüd on teine karm näide rääkides pedofiilidest, mis on ühiskonnas on nii valeks tehtud ja keegi ei tahagi mõista, pigem ikka hukka mõista, on ju. Et see on siis samamoodi nagu mitte teiste osapooltega arvestav, mitte teise osapoolega arvestav suhtlemine, interaktsioon. Et mis see tegelikult on, see on meeleheitlik vajadus ühenduda omaenda süütusega, iseenda sees, oma sisemise essentsiga, enda sisemise lapsega. Aga tema alateadlikult, me kohe jõuan sinna ka, miks inimesed neid asju teevad, see tuleb siin välja. Et siis selle asemel, kui ta teab seda näiteks, see inimene võikski siis teadlikult hakata hoopis taas ühenduma oma sisemise lapsega ja oma sisemise süütusega. Selle asemel, et kaasata lapsi oma seksuaalsesse. Vot kui huvitav on ju. Nii et siis tervendav seks ei tohiks muide ka olla tervendav ühele osale meist, samal ajal haiget tehes mõnele teisele osale meis. Näiteks ühe inimese jaoks, ta toob jälle näite, ühe inimese jaoks võivad olla kõik osad temas joonduses sellega, et ta seksib ilma kaitseta, näiteks ilma kondoomita või ilma rasedusvastaste vahenditeta. Aga teise inimese jaoks võib olla üks osa temast sellega joondatud, aga teine mingi muu osa tema sees on tegelikult saab kahjustatud sellest, et ta võtab selle riski. Et ta tegelikult ei ole valmis, kõik tema osapooled ei ole arvestatud, ta ei ole kõik ei ole joonduses tema sees sellega. Siis tema jaoks ei ole see tervendav. Nii et siis number 2 oligi see, et kõik tervendav seksuaalsus peaks siis olema kõikide osapooltega arvestatav. 3. Me peame aktsepteerima, et me oleme seksuaalsed olevused. Me peame aktsepteerima seda, et me oleme seksuaalsed olevused. See on meie jaoks loomulik. Me ei saa jätkata enam selle eitamist. Seksis on palju rohkem kui ainult seksuaalakt.
tervendav seksuaalsus tähendab oma seksuaalsuse omaks võtmist ja nautimist läbi kogu oma elu. See on oluline osa su emotsionaalsest, füüsilisest ja mentaalsest tervisest. Tšau Siiri, küsi ka üks number reklaamipausi ajal, siis loen ette. Et oma seksuaalsust tervendada, on sul vaja vastamisi seista, ehk siis nagu vaadata silma nendele aspektidele endas, mis lükkavad seksuaalsust tagasi ja mis sellele vastanduvad. Samuti tuleb tegeleda traumadega, mis loovad seda vastupanu. Meil on vaja saada teadlikuks sellest, mis meis seksuaalsusele ja seksile vastupanu avaldab. Saada teadlikuks nende osadega meis, mis ei seosta seksiga naudingut ja intiimsust. Aitäh, Kairit! On jah põnev, minule ka tundus, et see teema on väga hea. Kui ma selle valmis tegin, siis mul oli nagu jess, see on ikka tõeliselt hea teema. Ja meil on vaja hakata seda vastupanu lahustama. Ja nüüd Thielil on tehnika, mida ta esitleb videos, mida ma olen tegelikult ammu mõelnud, et peaks ära tegema. Aga see on suht siuke raske, sest see on, tema inglise keel ei ole lihtne tõlkida. Ja ma olen seda edasi lükanud ja seda ei ole valitud, kui ma olen vahel lasknud inimestel valida seda fragmentation, the worldwide disease, ehk siis killustatus, ülemaailmne haigus. Tegelikult see on üks väga oluline video, küll ma olen ise seda mitmeid kordi vaadanud ja endale jälle meelde tuletanud küll, et seda võiks küll, võib-olla ma teen selle, vaatame, kui ma järgmine kord viitsin või ma ei tea. Ja kui sa põrkud nende traumadega, saad sa need lahendada terviklikkuse protsessiga. Thielil on lausa raamat selle kohta, The Completion Process, mis mul on ka siin täitsa olemas, Katja hakkas seda lugema. Nii, Pilleriin siin midagi kirjutab. See on loogiline seletus sellele, kui vägistatav on tervendaja, ehk vägistaja sisemine laps on kannatada saanud. Kas siis tervendaja saab terveks hiljem nii, et võtab mentaalselt ühendust vägistaja sisemise lapsega? Huvitav küsimus on ju? Nii. Completion process. Meil on vaja olla avatud ideele, et ühele inimesele võib olla tervendavaks sammuks üldse mitte seksida. Ta ütleb ilusti vaatamata kõigele sellele, mis ma just praegu rääkisin. Ja see on tihtipeale põhjustatud sellest, et meie näiteks, kes me oleme kogenud seksi, kus ei ole kõikide osapooltega arvestatud, on ju? Ja eriti just meie lapsepõlves. Huvitav jah, Tiivi, aitäh! Ja näen su numbrit Sabrina ja näen numbrit Siiri, hiljem ütlen. Ja sellel juhul tavaliselt, kui me oleme kogenud seda vägistamist, siis võib-olla me oleme ise mõnede osapoolte suhtes olnud vägistavajad, sest me laseme nendel asjadel toimuda. Mina olen näiteks seda teinud. Mina lasin asjadel toimuda, millega tegelikult kõik osapooled minus ei olnud nõus. Siis sellel juhul tavaliselt on kriitiline, et inimene teeb selle otsuse ja ütlebki ei seksile. Ja see on osa tervenemisest. Aitäh, Pillekas. Aitäh, musi. Et jah, minul oli ju vahepeal ma tegin päris pika, mul oligi viimane suhe Beliisis oli päris karm minu jaoks igas mõttes, nii mentaalselt, emotsionaalselt kui ka füüsiliselt. Ja siis ma tegin ka seksis pika pausi 3 aastat. Mingi üks või paar korda olin kellegagi üldiselt lihtsalt. See oligi minu tervenemise jaoks. Ma valisingi selle, see on tervenemine. Aga siis ta toob ka selle välja, et see on osa tervenemisest ja kui me nagu terve elu veedame seksi vältides, siis tegelikult me seisame ju paigal, et see tegelikult ei tervenda jälle. Aha, võta heaks, Sabrina. Sa siis olid valmis, jah? Number 4. Meil on vaja aktsepteerida, et seksuaalsuse ja spirituaalsuse vahel ei ole vastuolu. Vaata, kui palju on tegelikult spirituaalsuses näiteks on vastandatud seksuaalsus ja spirituaalsus, on vastandatud seksuaalsus ja moraalsus, vastandatud isegi seksuaalsus ja headus, et siis sa ei ole hea inimene, kui sa oled seksuaalne. Et väga paljusid meist on segadusse aetud selle häbi kontseptiga.
ja ta ütlebki, et spirituaalsusel on väga suur vastutus selles häbimentaliteedi külvamises. Inimestel võib olla idee, et seksuaalsus on seotud füüsilisusega, lihaliku ihaga ja tungidega ja see ei ole okei. Ja et meil on vaja seda ületada ja oma inimlikkust ületada, et nagu saada kõrgemale spirituaalsele tasemele ja tegelikult kasutada spirituaalsust, et põgeneda kõigest sellest, mis teeb meist inimesed. Et kui olete tähele pannud, mõni inimene on sedasi. Ja see tähendab tegelikult seda, et osa tervendavast seksuaalsusest on aru saada, et seksuaalsuse omaks võtmine ja seksuaalsus peaksid olema osa meie spirituaalsest teest. Mis on, ütlen ausalt, kuna mul nüüd ongi jälle partner, nüüd ma alustasingi, nagu mind ikka võttis aega seda suhet alustada ja nagu. Aga see, kuidas ma nüüd praegu tänu sellele, et ma tegin selle pausi ja tänu sellele, et ma olen iseenda spirituaalsusega tegelenud ja sellega, et ma olen ennast tervendanud ja ma valingi seda nüüd teadlikult teha tervendavaid otsuseid ja niimoodi, siis nüüd me nagu mõlemad tervendame üksteist ka. Et selles suhtes see on väga oluline samm minu spirituaalsel teel olnud küll. On siiamaani, selles mõttes, et see ei ole nagu, et see oli minevikus, vaid nagu see on journey, see on tee. Eksperimenteerimine on number 5, ehk siis enamuse inimeste jaoks seksi ja seksuaalsuse tervenemine ei ole ainult leida osad, mis seksuaalsusele vastanduvad ja nendega tegelemine. See on ka oma piirangutest ja piiratud uskumustest välja murdmine seksuaalsusega seotud. Meil on vaja eksperimenteerida ja viisil, mis tundub meile turvaline. Viisil, mis on meie heaoluga, meie parimate huvidega joonduses. Meil on vaja uurida ja leida uusi asju ning panna sellesse energiat, et leida, milline seksuaalne nauding on just meie jaoks nauditav. See on oluline, seda vaja teha. Näiteks, ta toob näite, sa ei pea tingimata maitsma kõiki sööki, mis meie planeedil on. Aga sa ei saa öelda, et sa nüüd oled siis turvalises kohas seoses söögiga, kui sa oled söönud ainult ühte sorti toitu. Ja eksperimenteerime. Nii, number 6. Väga oluline, meil on vaja seksida inimestega armastusest. Ja armastada tähendab seda, et me võtame midagi või kedagi kui osa iseendast. Kaasamine, armastamine tähendab kellegi või millegi kaasamine. Ehk siis me hoolime nende heaolust. Tema heaolust saab sinu heaolu. Sa tahad, et tal oleks ka päriselt hea. Ja siin saabki tervendav seksuaalsus tõeliselt ilmneda, välja tulla. Tillil on video What is Love ja tal on ka tegelikult üks video, mis ta siin ei maini. Your definition of love is wrong, mis on ka väga hea video. Nüüd võttes arvesse seda, et me võtame teise heaolu kui iseenda oma, siis kujutle, et su partneri jaoks on tervendav olla näiteks alistuvas rollis. Siis sina saad teda selles aidata võttes domineeriva rolli. Ja vastupidi, häälestudes tõeliselt oma partneri heaollu ja mida neil vaja on, siis kui see ei ole tema jaoks tervendav, me ei domineeri teda. Meil on vaja häälestuda teise inimese heaollu, ilma ennast projekteerimata, ilma iseenda neid asju peegeldamata. Et aru saada, mis on nende jaoks heaolu, mitte see, mis me arvame, et neile peaks olema hea. Aitäh, Sabrina! Ma tahan ka tagasisidet. Aitäh teile! Aitäh! No nii, palju numbrid ei olnud vahepeal, aga teeme vahepeal reklaamipausi, ma joon ühe lonksu vett ka. Kuidas siiamaani on? Päris huvitav on ju?
seda videot saab jagada ka igale poole, see on täitsa avalik. Ma loodan, et kvaliteet on ka hea. Minul on küll ilus pilt, aga hakkab vist vaikselt rohelisemaks ka jälle minema, vaata, hakkab vaikselt, vahepeal on vihma sadanud, aga siis nüüd on jälle kuiv ja sihuke suhteliselt palavad ilmad. Äkki täna saab ujuma, eile pidime saama, ei läinud, sest osad autod võivad sõita. Ma ei tea, kuidas Eestis on, praegu siin on niimoodi, et nagu osad autod nagu numbrimärgi järgi, et mis päeval sa võid sõita. See on selle munadepühaga seotud ka muidugi, sest siin inimesed hirmsasti tahavad sõita. Nii, 11. Siiri, oled sa veel siin? Ja teistele kõigil ka, see on väga hea. See oli tegelikult alguses oli ta tagurpidi, aga mina panin ta niipidi, sellepärast, et mulle meeldib, et need asjad, mida ma soovin, et jääks kajama, et need on lõpus. Ehk siis sõnad võivad hävitada, aga ka tervendada. Ehk siis sõnad võivad hävitada, aga ka tervendada. Et siis nagu vaatame, mida me räägime, kuidas me räägime. Sellepärast mulle ka meeldib see, kuidas Tiir räägib, sest vahepeal jah, ta räägib emotsionaalselt ka kirglikult ja niimoodi. Aga ma katsun siia panna ikkagi nagu rohkem pehmemalt. Mõnikord ta näiteks ütles selle koha tegelikult, mis ma siin lugesin just, et et kui meie partneril on vaja, et me teda domineeriksime, siis ta ütles, et domineeri temast, dominate the hell out of them. siis nagu domineeri neid, kus kurat või midagi siukest. Mulle tegelikult meeldib see, kuidas Tiir räägib. Aga jah. Et mõned inimesed, eks ma olen ise ka natukene vist tema moodi aeg-ajalt selles mõttes, nagu ma saan aru temast. Nii, ja number 5 on Sabrinale. Oi, kohe tuligi. Üks minu lemmikutest ka. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Saint-Exupéry väikesest printsist. Nii, kas tuli veel vahepeal numbrid ei tulnud? Võin veel 3 kohta kuulda. Väga huvitav, et särisev. 3 kohta kuulda või? 3 kohta. 3 kohta. Sa mõtled number 3 või? Ma ei saa aru. 3 kohta kuulda. No ma loen siis 3 ka ette. Mis siis, kui sinu õnnelikkus on nõutav maailma rahu jaoks? Aga ma ei tea, kas sa seda mõtlesid. Mis siis, kui sinu õnnelikkus on nõutav maailma rahu jaoks? Või mis sa mõtlesid 3 jaoks? Ei tea. Anyway, lähme edasi. Aha, Aive, number 1. Aitäh, jõudsid veel küsida. Number 1, täna Kata küsis ka number 1. Mis siis, kui maailmal on vaja sind õnnelikuna oma elu? Oh! No nii. Tundub, et ma sain tagasi. Meil läks vool ära. Ja hea oli, et mul on telefoni peal seda ka. Telefoni datat. Oh, yes. Nii, unustasin ennast kuulama, on jah, huvitav. Väga hea, et unustasid ennast kuulama. Nii, lähme siis edasi. Number 7, peaaegu juba lõpusirgel ka. Number 7, meil on vaja lubada oma seksuaalsusel ja viisil, kuidas me seksi oma ellu kaasame. Muutuda, voolata, voolamises olla ja areneda oma elu jooksul. Ja ka meie suhetes. Et kuidas seks meie jaoks on, näeb välja täiesti erinev sellest, kui me oleme näiteks just kohtunud oma partneriga näiteks või versus sellega, kui me oleme juba koos olnud 10 aastat. See on täiesti erinev sõltuvalt meie enda east. Pagan. Hakib pagan. No, on mind ikka kuulda. Et alles, kui me oleme lapsed ja hakkame alles aduma, et mina olen tüdruk, sina oled poiss ja oi kui naljakas ja vaata, mis sul seal on. Ja siis näiteks hakkame tundma tõmmet, kui me hakkame teismeliseks teismelik jõudma, hakkame tundma tõmmet vastassugupoole vastu või hakkame aru saama, mis on meie enda eelistused. Võib-olla me ei eelistegi tüdrukutena poisse, vaid hoopis meil hoopis tundub, et palju huvitavamad on teised tüdrukud näiteks või. Ja samamoodi on see, kuidas me oleme teismelisena, täiesti erinev sellest, kuidas me oleme 30-stena. Ja see, kuidas me oleme 60-stena, on juba hoopis midagi muud. Et selles mõttes meil ongi vaja nagu pühenduda tervendavale seksile ja sellele, et nagu voolata ja areneda. Ja mida rohkem kui me pühendume tervendavale seksile, siis see hakkabki
aina rohkem ja rohkem joonduma meie oma kõrgeima potentsiaaliga ja sellest saab meie tõelise olemuse väljendus. Me saame hakkame olema rohkem integreeritud kõikide osadega iseendas. Ja tervendav seksuaalsus ongi voolav ja paindlik protsess ja praktika, mitte jäik ja järeleandmatu. Seksuaalsus on loov energia, seks on loov protsess. Vot nii. Kataga naersime, Kata ütleb vot, kui ta ütleb midagi, vot. Nii, ja number 8. On siis kõige viimane punkt, aga see on veel päris terve lehekülg ka veel. Meil on vaja liituda liikumisega, et seks ja seksuaalsus ei ole tabu. Fakt, et seks ja seksuaalsus on olnud tabu meie ühiskonnas, on tingitud ebatervest seksuaalsusest üle kogu maailma. Häbi ja tabu ka alastioleku suhtes. See pöörab meid iseenda vastu. See paneb meid tundma iseenda suhtes halvasti. Me hakkame iseennast häbistama, me tunneme häbi enda suhtes. See peab muutuma. See on kahjustav. Meie seksuaalsus on äärmiselt lõhestatud üle kogu maailma. See ei ole ainult ühes riigis või 2 riigis, see on üle kogu maailma. See lõhestatus kahjustab meid mentaalselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt. See kahjustab ka meie suhteid väga suures osas. Asi on selles, et seks müüb. Seks müüb. Igal pool, kuhu sa vaatad, meedias vaata, pane tähele, kuidas on. Meile antakse mõista, et sa pead olema seksikas, seks on tähtis, see on seksikas, seks on kõik, vaata nüüd, kuidas müüakse kõiki asju läbi seksi aspekti. Aga samal ajal saame me täpselt vastupidise sõnumi läbi ühiskonna. Meie kehad peavad olema kaetud, sest see on häbiasi. Alastiolek on häbiasi. Meie seksuaalsus on räpane. Me saame sõnumeid, et meie seksuaalsus on räpane. Me saame sõnumeid, et see on patt. Me saame sõnumeid, et kui sa oled alasti või sa tegeled seksiga või sa räägid seksist, et siis sa ei ole austatud ühiskonna liige. Ja sind võidakse välja heita või et sa oledki välja heidetud ja nii edasi. Nüüd kujutad ette sellises ühiskonnas, kuidas me peaksime siis üldse nagu saama midagi siin selles ühiskonnas, kuidas me saaksime nagu tervena jääda siin. Terveks jääda. Me oleme topeltlõksus, nagu stiil ütleb. Topeltlõksus oleme 2 poolt kinni. Seks ja seksuaalsus ei peaks olema tabu. Samuti meie alasti kehad. See on loomulik. Selline tabu elu juhib meid depressiooni. Ja depressioon juhib meid mitteteadlikkusse. Mitteteadlik ehk alateadlik seks on tõeliselt kahjustav teema meie ühiskonnas. Sa ei saa energiat alla suruda. See koguneb, kuni peab kuhugi minema. Kui see energia tuleb üles alateadlikult, siis teeb see haiget. Ma näen, et Aurora jõudis kohale. Tšau ja Leili. Tšau Leili. Et täpselt sellepärast näiteks vägistavad preestrid altaripoisse, sest nad on alla surunud seda energiat. Igas ühiskonnas, kus surutakse seksi alla, on katastroofiline seksuaalkuritegude arv. See, et me ei räägi seksist ja seksuaalsusest avalikult, on põhjus kogu segadusele, valule ja ebatervele seksuaalsusele. Tuua meid tabust välja tähendab ka seda, et me räägime seksist oma lastega vanemlikult ja harivalt, informeerivalt. Et me ei pööraks neid oma keha ja seksuaalsuse vastu ja õpetaksime neid omaks võtma seda loomulikku aspekti endast, ilma neile haiget tegemata, hoidmata. Turvalises ruumis õpetame neile, et nad saaksid ise teha valikuid, millega nemad on joonduses. Ja olemegi jõudnud lõpusirgele. Küsige veel numbreid, Leili ja Aurora, ja kes veel lõpus tuli, ei ole küsinud. Ühes 39 eesti keeles ja inglise keeles 53 ja siis kirjuta ka, et sa inglise keeles küsid. Nii et põhimõtteliselt siis stiil lõpetabki sellega, et seksuaalsus on osa sellest, kes sa oled. On aeg hakata seda väärtustama.
oma seksuaalsust maha surudes elame poolikut elu. Ei ole mõtet hoida kinni mingitest standarditest, kuidas terve seksuaalsus peaks välja nägema, vaid pühenda ennast tervendavale seksile. Vot nii, selline. Tema ütleb alati have a good weekend, nagu ilusat nädalat sulle. Teeme siis ühe energiatõmbe ka veel siia otsa. Tegelikult on juba pikk video. Saa. Teeme kiire energiatõmbe. Kas jõuame, vaatame, kas jõuavad kommentaarid numbrite küsimisega kohale. Leia endale mõnus asend. Võib-olla viskad pikali, võib-olla leiad siukse. Ja Anneli küsib ka 20 nüüd. Aitäh, nüüd ma näen. Leili küsib 35 ja Marika 7. Nii Aurora, sinu numbrit veel ei näe. Leia endale mõnus asend. Nii 35 kõigepealt siis Leilile. Elus on alati 2 võimalust. Kas leppida tingimustega, milles oled, või võtta vastutus muutuste eest. See juba täna oli ka, vaata kuulda, et nii palju kord, nagu see on nii huvitav, et nagu samasuguseid numbreid küsivad inimesed. Ja Anneli 20 inglise keeles. Leia endale mugav asend. What is lost shall be found, though not always in the same place. Päris hea on ju. Nii ja Marika 7. Maagia on uskumine iseendasse. Kui sellega hakkama saad, on sulle kõik võimalik. Seda ütles Johann Wolfgang Goethe. On üks mu lemmikutest. Aitäh sulle ka, Sabrina. Aitäh teile kõigile siin, kes te tulete ja olete ja teete neid asju kaasa ja leiame nüüd endale selle mõnusa asendi. Hakkame hingama mõnusamalt, sügavamalt. Iga kord, kui välja hingad, lõdvestad oma keha järjest rohkem ja rohkem. Tunneta, kuidas su keha vajub mõnusaks ja pehmeks. Kuula seda, mis su ümber toimub, ilma hinnanguid andmata. Ole lihtsalt lubamises kõigega, mis on. Ole lubamises iseendaga, kõikide emotsioonidega, mis on sinu sees. Ole lubamises kõikide tunnetega. Võib-olla sul on kuskilt valutab. Lihtsalt ära anna hinnanguid või ära proovi muuta või ära isegi mõtle selle peale, et oi kui valus, vaid lihtsalt tunne seda. Ole lihtsalt täielikult lubamises, täielikult avatud. Kuidas see siis on? Kui sa oled täielikult avatud kõigele, täielikus lubamises kõigega, lihtsalt oled siin selles hetkes kohal praegu. Hingad ja lõdvestud järjest sügavamalt. Võib-olla sa kuuled seda linnulaulu, mis mul siin taustal on. Võib-olla on sul seal omal linnulaul. Võib-olla on sul seal mõnus muusika. Võib-olla on sul teised inimesed seal ümber. Loomad. Tunneta seda, kus sa oled, kas sa oled voodi peal või tooli peal või milline. Mis tunne sul on selle peal istuda või lamada? Mis materjalist see tool või asi on? Ja kui sa selle sisse vajud, kui mõnusaks pehmeks, see materjal on muutunud. Kuidas sa nii-öelda sulad selle sisse. Ja tunneta, kuidas sa oled turvaliselt, mõnusalt selle koha peal siin ja praegu selles hetkes. Ja kui soovid, võid enda ümber koguda sellise turvaliste energiate ringi. Need võivad olla inglid sinu jaoks või meisterõpetajad või mis iganes. Need võivad olla mõne inimese energia, kes on sinu jaoks turvaline. Sa võid küsida, paluda neil praegu. Niimoodi lihtsalt taotleda, et nende energia oleks siin sinu ümber, et sa tunneksid ennast turvaliselt. Et sa suudad ennast mõnusalt avada. Täielikult avada. Ja iga kord, kui välja hingad, lõdvestud järjest sügavamalt, järjest mõnusamaks ja pehmemaks.
kujutle, kuidas su nabapiirkonnas, su päikesepõimik, kuidas kogu see tšakra avaneb ja tänu sellele avanevad kõik tšakrad, kõik teised tšakrad su kehas. Ja su keha lõdvestub järjest mõnusamalt. Ja ava oma kroontšakra ja võta vastu täielik teadlikkus ja täielik ühendus oma kõrgema teadlikkusega, omaenda kõrgema olemusega. Võid kujutleda, kuidas valguse sammas tuleb. Sa oled selle sees üleni, see on selline teadlikkuse sammas. Ja nüüd võid kujutleda, kuidas sinu jalataldades kasvavad välja juured maa sisse. Kui sa näed, et need juured on mingit erilist värvi või mis materjalist need juured on. Ja nüüd lase nendel juurtel kasvada ja emamaa võtab armastavalt su juured vastu, teeb neile ruumi, võtab hea meelega nad vastu. Meie emamaa armastab meid, tunneta seda armastust ja kujutle, kuidas su juured tungivad järjest sügavamale armastavalt kuni maa südamesse välja. Ja emamaa süda on armastuse, suur armastuse energia, nagu milline see on, kuidas see sinu jaoks visualiseerub, nagu kuidas sa seda ette kujutad. Armastuse keskus. Ja kujutle, kuidas, kui sinu juured puudutavad seda armastavat maa südant, siis see armastus läbi sinu juurte jõuab tagasi, nagu tõmbad selle armastuse läbi oma juurte enda sisse, kuni see jõuab sinu südamesse. Su süda on täielikult avatud, sul on kõik kaitsed all, sa oled täielikult avatud ja lubamises ja lihtsalt tunnetad seda armastust enda sees. Lihtsalt luba selle armastusele endale panustada. Võta see täielikult vastu, ole sellega täielikus lubamises, ole sellega joonduses. Nii et sa tunned, et ülevalt tuleb sinusse teadlikkuse sammas. Läbi maa tuleb sinusse kõige imelisem armastus, mida sa suudad ette kujutada ja see täidab sind täielikult. Kui sa näed mingeid värve, siis vaata, mis värvid need on. Ja sinu ümber on toetav ring, mis annab sulle turvatunde, hoituse ja kaitstuse tunde. Sa oled armastatud, hoitud. Sul on oma kõrgema mina teadlikkus. Sa oled ühenduses täielikult oma kõrgema minaga. Ja häälesta nüüd sellele, kuidas siis on, kui sinu seksuaalsus on täielikus voolamises, kui sinu sees kõik mahlad jooksevad. Sa võid ka kujutleda, kui sul on mingisugune plokk kuskil, siis kuidas nüüd kogu see armastus ja kogu see teadlikkus ja kõik see energia, mida me siin praegu tõmbame, voolab läbi sinu ja läbi selle koha, kus on blokeering või kus on valus koht või kus on midagi, millega on vaja tegeleda, mida on vaja armastada. Kuidas armastus voolab sellest lihtsalt läbi ja puhastab selle. Anna endale aega. Lase sellel mõnusal energial voolata läbi oma keha. Nii füüsilise, mentaalse kui ka emotsionaalse. Kõikides aspektides. Energia voolab läbi sinu. Kogu see armastus, mis praegu tuleb läbi maa, tuleb sinu südamesse ja voolab läbi sinu keha. Kõik see panustab kõikidele osadele sinus. Kõik need osad, mis on vajanud su tähelepanu, saavad nüüd armastust. Sa oled täielikult lubamises, sa oled täielikult teadlik, sa oled avatud ja armastad. Sa ei anna hinnanguid mitte ühelegi osale endas, vaid lihtsalt lubad kõigel olla nii, nagu see on.
hinga. kui tunned, et on vaja vabastada, hästi mõnusalt ja pehmelt. armastus ja teadlikkus ja kõik see voolab läbi sinu, mis on sulle panustav. tervendades kõiki osasid sinus. kui soovid, võid ennast kujutleda nüüd tervendava nagu sellise kose äärde. et nagu ülevalt tuleb kosk alla, see on tervendava veega ja seal ees on nagu sihuke bassein, kosebassein, et sa saad minna vette. ja see on tervendava väega vesi. sa võid seda juua ja sa võid ise sellesse minna. ja tunneta, kuidas su keha tunneb kergendust, kuidas su keha terveneb. nii füüsiline kui mentaalne kui ka emotsionaalne. sa lubad kõikidele emotsioonidele, mis sinus on ja soovivad üles tulla, sa oled kõigega kohal. sa ei suru midagi alla, ei proovi midagi muuta. sa lased sellel tulla üles ja sa oled temaga kohal. kuulad teda, mis on tema sõnum. oled iseendaga selles hetkes siin ja praegu kohal. ja kõikide nende emotsioonidega, tunnetega, kõik valu, mis on, mis üles tuleb, mis iganes tasandil. hingad sellesse, hingad armastust sisse ja lubad sellel lahustuda. aga sa lubad seda teha, mitte ei lahusta seda ise, mitte ei proovi midagi muuta, vaid lihtsalt lubad rahulikult endal hingates, lubamises olles ja tervendava veega ühenduses olles lihtsalt lubad asjadel olla. see on üks suurimaid kingitusi, mida sa oma kehale anda saad igal tasandil, füüsilisel, mentaalsel, emotsionaalsel. see on väga oluline, aitäh sulle, et sa seda teed. tõesti järjest rohkem ja sügavamalt. võta järjest rohkem tervenemist endasse ja lase sellel läbi enda voolata. võib-olla sa näed erinevaid värve, erinevaid valguse kiiri läbi sinu mängimas, voolamas. kuidas iganes moel sina seda visualiseerid, see on sinu jaoks kõige parem praegu. võta vastu see tervenemine, ole sellega täielikus lubamises. ja tea, et sellega, et sina seda praegu iseenda jaoks teed, sellega sa aitad ka kõiki teisi inimesi siin maa peal. sa aitad sellega ka kogu planeeti Maa. tunneta, kui palju armastust sa saad läbi enda lasta ja avarda ennast suuremaks, et veel rohkem armastust ja tervenemist mahuks sinusse, saaks sinu sees olla, läbi sinu töötada, läbi sinu voolata.
et saaksid veel rohkema tervenemisega olla lubamises. Avarda ennast, avarda oma energiakeha igas suunas. Kujuta ette, kui su näpuotsad pikenevad. Kogu su keha järjest avardub suuremaks ja suuremaks. Nii palju armastust sa saad tunda. Aitäh sulle. See ongi sinu õigus olla see energia. Lubad endal seda kõike tunda, lubad endal seda läbi enda lasta, olla voolamises selle kõigega. Võta enda aeg. Kuidas iganes su keha soovib liikuda, lase tal teha seda. Ära hoia ennast tagasi. Aitäh sulle, aitäh. Kõik on õige. Ära võitle mitte millegagi, ole kõigega lubamises. Kõik, mis läbi sinu tahab voolata, on sinu jaoks õige. Mida mõnusamalt ja pehmemalt ja mõnusamalt ja voolavamalt seda teed, seda tervendavam see sulle on. Seda rohkem see panustab sulle ja kõigile. Ole järjest tundlikum enda suhtes, järjest rohkem häälestunud iseenda vajadustele ja mida sa soovid tunda, mida sa soovid kogeda, mis sa oled. Sa oled täielikult joondatud iseenda kõrgema teadlikkusega, sa oled täielikult joondatud oma füüsilise olemusega. Sina oled see, kes sa oled. Sa oled häälestunud iseendale, oma seksuaalsusele, kõigele, mis sa oled. Kogu see suur armastus, kes või mis sa oled. Tunneta seda väge, kes sa praegu oled, lihtsalt sellega, et sa oled lubamises. Sa ei pea mitte midagi muud tegema, ainult olema lubamises iseendaga ja kõigega, kes sa oled, mis sa oled. Aitäh sulle. Tunneta, kui tänulik su keha praegu on. Nii füüsiline, mentaalne kui emotsionaalne. Kõik osad sinu kehas on sulle tänulikud, et sa seda teed, et sa oled. Sa oled joonduses iseendaga ja kõikide osadega endas. Sa oled joonduses oma kõrgema teadlikkusega ja meie ema maaga.
aitäh sulle, aitäh sulle, aitäh sulle, aitäh, et sa lubad endal olla tundlik, et sa lubad endal häälestuda veel rohkem iseendasse. Aitäh, 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 aitäh. Kui sa soovid sellesse seisundisse edasi jääda, siis tee seda, võid video kinni panna ja lihtsalt jääda edasi sellesse. Mida rohkem sa seda tunnet endas hoiad, seda mõnusam. Kui oled valmis, siis tunneta seda, kuidas sa hakkad ennast tagasi koguma igalt poolt. Sa hakkad tõmbama tagasi oma energiat enda keskmesse. Tõmbad tagasi juured maa südamest suure tänulikkusega maa poole. Ütled aitäh, mama, aitäh, 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 ma armastan sind elu. Lõpmata, aitäh sulle, et sa oled. Aitäh, et sa oled siin meie jaoks, aitäh, et sa meid armastad, aitäh, et sa alati annad meile. Aitäh selle ilusa varjupaiga eest, kus me saame elada. Ütle aitäh kõikidele, kogu sellele toetavale ringile, kelle sa oled enda ümber kutsunud. Ütle aitäh, aitäh, et te olete mu elus, aitäh, et mul on teid siia kutsuda, aitäh, et te olete tulnud, aitäh teie panuse eest. Tunneta seda tänulikkust, mis sul nende vastu on. Isegi kui see on ainult üks inimene või ainult üks asi. Ja tunneta seda, kui tänulik sa oled sellele, et sul on võimalus ühendada oma kõrgema minaga. Tunneta seda tänulikkust kogu universumi ja kõikide teadmiste eest, kogu ühisvälja eest ja meie kõrgema teadlikkuse eest, kes valis tulla siia füüsilisse reaalsusesse, kogema seda elu, mis me siin kogeme. Ütle aitäh. Ütle iseendale aitäh oma kõrgemale teadlikkusele, oma kõrgemale valikule. Ütle aitäh, et sa oled tulnud kogema siia füüsilisse reaalsusesse just praegu sellel hetkel, saama neid õppetunde ja tundma seda armastust, mida sa suudad tunda. Ja järgnema kõikidele nendele soovidele, mis on sinu soovid olnud. Ja ütle lõpuks, tule tagasi siia oma keskmesse, siia füüsilisse kehasse ja ütle aitäh mulle. Aitäh mulle, et ma olen siin maa peal elamas seda elu, et ma olen valinud armastada, et ma olen valinud areneda, et ma olen valinud edasi minna, et ma olen valinud saada rohkem teadlikuks. Aitäh, et ma olen nii, nagu mina olen. Aitäh, et ma valin olla järjest rohkem nii, nagu ainult mina saan olla. Ja mis siis, kui see, et ma valin olla nii, nagu ainult mina saan olla täielikult, ongi panus nii mulle kui kõikidele teistele. Ja mis siis, kui see ongi nii lihtne. Tunneta seda tõde endas, ankurda see tõde endasse. See oled sina. Ja võta ka joonda ennast ka selle teadlikkusega, et läbi oma seksuaalsuse saad sa arendada oma spirituaalsust, saad sa liikuda nende soovide poole, mida sa oled soovinud. Tunneta, kui mõnus see on, see teadmine. Kui mõnus on teada, et sul on nii palju erinevaid vahendeid, kuidas manifesteerida ja kui oluline on see vahend, meie seksuaalsus. Aitäh sulle, aitäh mulle, ütle aitäh mulle. Tunneta seda tõesti, kui tänulik sa oled iseendale. Et sul on see teadlikkus, et sa võtad selle teadlikkuse, et sa ankurdad selle teadlikkuse endasse. Et sa lubad endale olla see teadlikkus. Kui mõnus. Ja kui sa oled valmis, siis tule tagasi siia sellesse, kus sa oled, sellesse füüsilisse hetke. Sa oled valmis, hakka oma keha vaikselt liigutama, avama silmad. Tee seda omas tempos.
täpselt nii, nagu sulle sobib. aitäh sulle, et sa oled tulnud siia seda vaatama, aitäh, et sa oled valinud seda teha, iseendaga olla kooskõlas rohkem ja rohkem. Ja mis veel võimalik on?